Jumala rahu sulle, armas kogudus, kuulaja, kus iial sa oled. Püha vaim on tulnud. Kas sina oled ka püha vaimuga täidetud juba? Jesaja raamatus loeme: püha, püha, püha on vägede issand, kogu maailm on täis tema au. Nädal tagasi pühitsesime Eestimaa kirikutes nelipüha ja ristikoguduse sünnipäeva. Elasime kaasa taevast sündinud kohinale ja otse kui kange tuule puhumisele. Püha vaim langes 120 koosolnu peale lõhestatud tulekeelte sarnaselt. Ja Jeruusalemmas sündis ka peale Peetruse jutlust sel samal päeval 3000 pealine ja pluss ristiusu kogudus. Neli püha sellel aastal sai juba selle nädala esimeses pooles ära peetud. Ja nüüd peaks kõik ristirahvas olema täis usku ja püha vaimu. Püha vaim on tulnud väga erilisel viisil meie maa peale ja me elame praegu erilisel püha vaimu ajastul. Sellepärast on õige küsida, kas sina oled püha vaimuga ristitud? Kas sa oled püha vaimuga täidetud? Püha õnnistud Jumala laps. Täna pühitsetakse Eestimaa kirikutes 3 ainupüha. Ja mõeldes Jumala üliaulisele kolmainsusele, Isale, Pojale, pühale vaimule, on väga oluline esile tõsta püha vaimu tööd ja tähtsust. 3 ainupüha kutsutakse ka looja, lunastaja ja pühitseja pühaks. Ja sellega lõpeb ka suur pühade periood ja jätkub 4 püha järgne aeg, mis kestab kuni kirikuaasta lõpuni, igaviku pühapäevani. Meil on piisavalt aega, et revideerida ja üle vaadata oma suhe Jumala püha vaimuga. Püha vaimuga täidetud Jumala riigi töötegijad toovad endaga alati kaasa võidmise, positiivse meeleolu ja asjade lahenemise. 20. sajandi alguses Šoti baptisti ja pühadusliikumise evangelist ja õpetaja Oswald Chambers on öelnud püha vaimu kohta väga kauni tsitaadi. Püha vaim ei saa asuda külaliste toas. Ta võtab üle kõik. Osunduse lõpp. Las Jumal kõnelda täna sinu vastu, hea kuulaja. Kui apostel Paulus oma reisil Efesusse jõudis, küsib ta sealsetelt usumeestelt: kas te võtsite vastu püha vaimu, kui saite usklikuks? Nemad aga vastasid: me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Loeme selle loo Apostlite tegude 19. peatükist, salmid 1-7. Aga kui Apollos oli Korintuses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli alla Efesusse. Ja leides sealt mõned jüngrid, küsis ta neilt: kas te võtsite vastu püha vaimu, kui saite usklikuks? Nemad aga vastasid: me ei ole kuulnudki, et püha vaim on. Ja tema ütles: millesse siis teie olete ristitud? Nemad vastasid: Johannese ristimisse. Aga Paulus ütles: Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse. Seda kuuldes lasksid nad endid ristida issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile püha vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku umbes 10 meest. Milline auline lugu? 10 kuiva usuelu elanud meest ristitakse püha vaimuga. Nad räägivad võõraid keeli ja profeteerivad. 1914. aasta 15. piiblitrükis ongi asi selgemalt väljendud.
Apostliteod 19:6. Ja kui Paulus oma käed nende peale pani, tuli püha vaim nende peale ja nemad rääkisid võõraid keeli ja rääkisid prohveti viisil. On see vana eesti keel ilus. Kuidas ma tahaksin viia terve meie koguduse Jeruusalemma Sioni mäele, ülemisse tuppa, kus see esimene pühavaimu väljavalamine toimus, kus me sageli Eesti palveränduritega hardunult peatume ja anname võimaluse Jumala pühale vaimule meid täita. Seal selles ruumis rääkisid võõraid keeli Jeesuse ema, Jeesuse vennad, naised, tema järelkäijad ja jüngrid. Ja kuidas ma tahaks teid ka viia apostel Pauluse aegsesse Efesuse linna, kus Paulus pani oma käed tosina mehe peale ja nemad rääkisid võõraid keeli ja rääkisid prohveti viisil. Ma soovin kogu südamest, et sa kogeksid seda. Võib-olla, et sul on olnud kunagi kogemus, keegi evangelist, pühavaimu koosolekul keegi on palvetanud su eest, sa oled saanud pühavaimuga täidetud, aga see on jäänud kuidagi mineviku mälestuste sekka. Ma soovin südamest, sa kogeksid seda sama, sest see võitmine ja see vaim on täna vabalt kättesaadaval. Ja see on iga uskuja isiklik kohustus saada täis vaimu. Koht, kus täna loetud sündmus aset leidis, oli Efesuse linn, mis asus Joonias, vana Kaisteri jõe suudmes. Ja Efesus oli tolleaegse Väike-Aasia tähtsamaks kaubanduskeskuseks. Linna kutsuti ka Aasia valguseks. Pauluse aegses Efesuses elas üle 200 000 inimese. 6 sajandit enne Kristuse sündi ehitud linnal oli hiiglaslik Artemise tempel, mida loeti tolleaegse maailma 7 ime sekka. Selles linnas kohtub Paulus gruppi usklikke mehi, kes ei olnud veel kuulnud pühast vaimust. Võib-olla meie kuulajategi seas inimesi, kes ei ole kuulnud Jumala pühast vaimust, kes ei ole veel püha vaimuga ristitud. Efesuses olevad jüngrid tundsid ainult Johannese ristimist, kes oli Jeesusele teed valmistanud, kes oli ka Jeesuse ristinud. Suurim, kes kunagi maa peal on sündinud naistest. Kuna ristija Johannes oma kogudust maa peale ei rajanud, jäidki tema järgijad erinevates paikades peale Johannese pea maharaiumist oma pead. Need, kes olid jäänud Johannese ristimise peale, ei mõistnud veel Jeesuse poolt jäetud ristimisvormeli sügavamat tähendust. Uus usuristimine Efesuses elavate jüngrite elus tähendas seda, et nüüdsest peale on issand Jeesus Kristus nende isiklik õnnistegija ja päästja. Nüüdsest võisid kogeda ristitud vennad ka Jumala ja Jumala rahva imelist ligiolu püha vaimu läbi. Just ristija Johannes oli Jeesusest õpetanud, et tema on see, kes ristib püha vaimu ja tulega. Loeme Mattiuse 3:11. Ristija Johannese jutlusest. Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite. Aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Evangelist Luukas on kirjutanud samuti Luuka 3:16. Siis vastas Johannes kõikidele. Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Peale püha vaimu üliaulist väljavalamist Jeruusalemmas mis toimus 4 pühipäeval, on kiriku ajaloos olnud ka mitmeid teisi imelisi pühavaimu väljavalamisi ja ärkamisi, otse kui
algristi koguduse päevadel. Ka meie koguduses on Jumal valanud pühast vaimust nii võimsalt välja, et kui me siin 77. 80. siin nendel suurtel vene sõpradega ümbritsenud koosolekutel käime, vahest oli selline tunne, nagu sa kõnniksid jõe sees, sest püha vaim oli täitnud kogu paiga nii võimsalt, massiivselt, sa võisid kogeda seda. Inimesed nägid, kuidas elavad veed voolasid mööda sambaid siit alla, kes külastasid kogudust, kogesid inglite ligiolu, et kord üks välismaalaste grupp, kui nad vaikseks jäid, kuulsid, kuidas keerubidiivad käisid ja ta tõusis siit suurest saalist lendu. Üks massiivne väljavalamine püha vaimu poolt toimus Ameerika Ühendriigis Los Angelese linnas Azusa tänaval aastal 1906. Ka seal olid eriefektid, nii nagu nelipühipäeval, ja linna kodanikud nägid, et usklike palvesaal oli leekides. Kord sõitis kohale suur hulk tuletõrjujaid, kes tormasid oma voolikutega saali, et kahjutuld kustutada, kuid põlengut ei leitud. Missionijaama naabrid, kes olid näinud hoone kohal valgust, arvasid, et hoone põleb ja kutsusid tuletõrjujad kohale. Tegelikult olid nad näinud Jumala auhiilgust. Armsad, ei ole mingit kahtlust, et just see on, mida ristikogudus vajab täna. Jumala tuld, Jumala auhiilgust, Jumala ligiolu, uut püha vaimuga täitumist, Jumala üleloomulikku ligiolu, püha vaimu ja tulega ristimist. Kui sa ei ole senigi püha vaimuga ristitud ega oma uute keeltega rääkimist tunnustähte, siis palu seda Jumala käest. Asjad tulevad meile, kui me palvetame, käed kokku paneme, südames soovime ja igatseme. Soovin sulle sinu isiklikku nelipüha juba täna. Mäletan, kuidas ma pikajuukselisena hipide seast Jumala poole pöördudes sattusin koos sõpradega Merepõieste palvemajast Apteegi tänaval korraldatud palvekoosolekule, kus paluti püha vaimu pärast. Inimesi täideti püha vaimu ja rõõmuga ja mul oli tohutu hea selles õhkkonnas olla. Mäletan, kuidas Sulevi tänaval samamoodi oli keegi Soomest, palvetati püha vaimu pärast, õpetati püha vaimu ristimise teemal, et inimesed täituksid püha vaimuga. Mäletan Tibatillukest majakest Trummi tänaval, kus eesruumis oli nii palju jalatseid, et tekkis kõigepealt mõte, kas nii palju inimesi sellesse majja ka ära mahub. Testiti selle väikse majakese täituvusrekordid. Välismaalased olid kohal, palvetati, et inimesed saaksid täis püha vaimu. Mäletan neid üliaulisi palvekoosolekuid Rein ja Haljand Uuemõisa kodus, kus õpetati pühas vaimus, igatseti selle järele kogu südamest ja inimesed said üksteise järel ristitud püha vaimuga. Ehvata koori liikmed ja kõik, kes selle liikumise ja tööga kaasas olid ja ennast pidasid selle üksuse osaks. Palvetajad, kaasapalvetajad ja koor muutus üheks tervikuks. Ehvata äratuskoori ümber, pastor Reinu Aljandi ümber kogunesid janused ja näljased inimesed, keda kõige enam ilmestasid need kaks sõna, püha rahulolematus. Kirikus oli kõik korras, kõik oli hästi, koorid laulsid, jutlusi peeti, sõna oli hea, aga puudus oli sellest jumalikust taevasest väest, mida inimene sundlikult oma südames igatseb. Õppisin tol ajal püha vaimu tähtsuse selgeks juba noore usklikuna usuelu algaastail. Ja päris selge, et ilma püha vaimuta ei oleks sündinud ega käivitanud see ärkamine, mis tõi täis Maarja kabeli, mis tõi täis suure saali, tõi kohale inimesi kõikjalt Nõukogude Liidust,
Osseetiast Vladivostokini, Gruusia Armeeniana, Sõktõvkaarist, Uraalide tagant, tõi tõsiusklikke ja januseid kogu Nõukogude Liidust ja siia tulnud tervenesid imeviisil, täitusid püha vaimu ja tulega. Kõige algselt oli see võidmine, mis vendade peal oli veel selline, et kõik, kellede eest nad palvetsid, need kukkusid pikali maha. Hiljem hakati neid püüdma, aga midagi ei juhtunud, kui lihtsalt sama kukuti Jumala väel ja tõusti uue inimesena. See püha vaimu tuli viidi siit kaasa kogu Nõukogude Liitu, ka Ameerika Ühendriikideni. Eilses Oleviste tunnis kuulsime lõike pastor Rein Uuemõisa tõlgitud Arkadi Kojenovi raamatust ja mitmed pöördusid peale raadiosaadet kohe minu poole, et kus seda raamatut saada on. Kui issanda tulek viibib, me elame siis esmaspäeval kella 1 ajal. Pereraadio ehk kordab seda. Sündigu issanda tahtmine. Võtsin ka väikse noppe kaasa tänasesse hommikusse, et virgutada meid uuesti paluma selle tule süttimise pärast, mis nii kirkalt põles siin ja mille leek viidi siit kõikjale Nõukogude Liitu. Ja kuhu see kanti, seal sündis ka ärkamine. Arkadi Kojenovi venekeelses raamatus Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes on väga mitmeid pilte püha vaimu otsesest ilmnemisest ja mõjust. Kui Janis Osolikevitš, kes on praegu Läti nelipüha koguduse piiskop, oma kaaslastega Minskisse jõudis 80-ndatel ehvata ärkamisest võetud tulega, kutsusid nad kaasa Arkadi Kojenovi pühavaimu koosolekutele Rovnosse. Sealne Rovno koguduse vanempastor võimsa kasvuga nagu koljat oli kuulnud Tallinna liikumisest igasuguseid lugusid ja otsustas pühavaimu väe oma peal ära testida, saates kogu koguduse koju, kellest paljud ei läinudki koju, vaid jäid maja lähistele äraootavalt kõndima. Ta ütles siis, kui saal tühjaks jäi ja kohale jäid ainult töötegijad vennad Baltikumist. Vennad, me leppisime omavahel, et alustate minust. Olen koguduse karjane ja vastutan kõige toimuva eest. Palvetage minu eest. Ja kõik, mis teil on, las toimuda. Palun. Kui teil on prohvetisõnum või midagi muud, palun. Andke kõik, mis teil on. Mees põlvitas. Oma kasvult oli ta põlvedel pea minu pikkune. Alustasime palvega. Vaevalt jõudsid palvetajad panna käed tema peale, kui mehe silmadest lausa purskusid pisarad. Selline ahastus ja nutt, nagu ta oleks oma ainsa poja kaotanud. Olin segaduses. Esimest korda nägin, et suur, tugev, jõuline mees lausa ägab nutu ojades. Läbi pisarate hüüdistama vendadele, vennad, Jumal on siin. Ja samal hetkel muutus vendade osadus lausa lausvihmaks, hiliseks vihmaks. Toimus tõeline nutus ägamine. Jumala ligiolu oli nii võimas, et keegi ei suutnud rääkida. Kõik nutsid ohjeldamatult. Inimesed, kes olid lahkunud ja kõndisid tänaval, kuuldes ja nähes, mis toimus, hakkasid tagasi tulema. Meil oli avatud võimalus palvetada inimeste vajaduste eest. See, mis hakkas toimuma, oli uskumatu. Olin sellisel koosolekul esimest korda ja imetlesin toimuvat. Jumal kuulis sulaste palveid, tervendas ja õnnistas. Kui alustasime palvet, inimesed kukkusid, rõõmustasid, juubeldasid. Minu esimene kogemus Jumala võimsast väest, täitusin erilise ligioluga Jumalas. Kogesin kirjeldamatut Jumala armastust. Oli öö ja kell ligines 3.
imeline Jumala ligiolu igas liigutuses, igas sõnas. Sel ööl ei suutnud keegi nendest vendadest magada, kuigi seda püüti teha. Võtan veel ühe näite samast raamatust, mis viib meid Koveli linna, Valgevene-Ukraina piiril. Pärale jõudsime südaöö ajal, olime rõõmsad, laulsime, olime vaimustuses Jumalast, ei mingit soovi puhkuseks või uneks, kuigi olime üleväsinud ja ebatavalisest kuumast ilmast läbi märjad. Üks meist ütles, peame siin öökoosoleku. Hea mõte. Tundsime üht kohalikku töötegijat Vassilit. Leidsime tema vast valminud suure maja, koputasime. Vend, võta meid vastu, tahaksime pidada öökoosoleku. Vend Vassili oli hämmingus, küsis, et kas me kella ka tunneme, sest oli öö ja kell oli saamas 1. Rääkisime talle suure õhinaga 11 katkestades, mida Jumal oli teinud Rovnos. Ei tea, kas ta uskus kõike, aga siiski läks ta inimesi otsima. Kell oli 1, tema abikaasa ärkas, andis meile süüa ja inimesed hakkasid vähehaaval kogunema. Pea kõik esimesed tulijad olid vanakesed, kes niikuinii kannatavad unepuuduse all. Tulid uudishimust neid hulle kaema. Rahvast oli umbes 50. Meie aga põleme. Olime täis veendunust, et Jumal toimib imedest nii nagu senini. Üks meist jutustas, mida Jumal on teinud rahva seas 5 tundi tagasi. Kuidas evangeeliumis kirjeldud imed ja tunnustähed ja Jumala vägi toimisid, kuidas vigased paranesid, inimesed täitusid püha vaimuga, haiged said terveks. Ja seda kõike te kohe näete ka siin täna. Ei mingit kahtlusi. Olime täiesti veendunud Jumala ligiolus. Hakkasime palvetama inimeste eest. Esimene, midagi juhtunud. Ei pisarat silmas, ei rõõmu, ei midagi. Julgustasime vend ära muretseme, palvetame veel. Palvetsime teise venna eest, tulemus sama. 3. eest küsisime, koged midagi? Mees vastab, ei. Nii palvetsime 5 inimese eest, tulemus 0. Ei mingit märki ega liikumist. Nägin inimeste silmades ebalust, kahtlusi ja küsimust. Milleks korraldasite sellise öise sõu? Kõigepealt hakkasin mina muretsema, vaatasin, kas me siguli on alles, et oleks võimalik kiiresti ära sõita, kui memmetaadid vihastavad ja kummid läbi torkavad. Läksin tagasi majja põgenemiskavatsusega, kui nägin, et 2 inimest kannavad haiget, mis veelgi hullem, halvatut. Sisenesin nende järel vaid ühe mõttega, kuidas oleks võimalik kiiresti ära sõita. Siin oodatakse tõelist imet. Nad jõudsid läbi rahva palvetajateni. Keskeas mees nutab, mul on hajutatud skleroos ja laste ja lähedaste silmade eest ma suren. Täna mu käed ütlesid üles, kuigi ma usun Jumalasse. Kõik kuulevad tema õnnetust olukorrast. Jaanis küsis, vend, kas sa usud, et Jumal sind täna tervendab? Vastus oli lühike, jah, usun. Tunnistan, sel hetkel oli mu usk absoluutselt nullis. Mäletan Jaanise palvet pea sõna-sõnalt. Issand, ma tänan sind, et 2000 aastat tagasi olid sinu käed naelutud Golgota keskmisele ristile, et selle mehe käed oleksid terved. Aamen. Vaevalt oli jõudnud öelda aamen, kui taevane vägi langes. Võimas jõgi, halvatu hüppas üles, liikumatud sõrmed tõusid. Kas ta sõrmed puudutasid lage, ei tea, aga ta oli rõõmust meeletu. Ta hüppas rahva keskele, naabrite, sugulaste juurde. Maria, vaata, mis Jumal minuga tegi. Nii ta jooksis ringi, nuttis, suudles, hakkasime Jumalat tänama ja märkasime, rahvast ei olegi pea, ainult endine halvatu jookseb ja rõõmutseb. Küsisime, kus hirmunult, kus rahvas on, läksid inimesi kutsuma. Armsad, palvetageme. Me vajame seda püha tuld, issand, täna. Su püha ligiolu täna, täida see kogu kogudusel, täida kogu kogudus sellega.
pastor Rein Uuemõis veel sellega, ta on öeldud palju profeteeringuid, ta näeb uue ärkamise algust. Issand, me ootame sinu auhiilgust, et tuli süttiks taas olevistes ja iga koguduse liige, kes meil iganes nimekirjas on, täituks praegu püha vaimu ja tulega. Palun, lase see tuli langeda ka kaaskoguduste peale, luterlaste, metodistide, nelipühilaste, vabakoguduse, kõigi uskujate peale Eestimaal. Me palume, et suurem osa Eesti rahvast tuleks sinu juurde. Ja palume, issand, et Eestimaa saaks evangelistide ja missionääride maaks, kus ka saadetakse ohtrasti välja töötegijaid, kui need uksed peaksid taas avanema. Aga issand, täna me anname kõik au sulle, et püha vaim on vabalt saadaval ja kes sirutab käed ette, ütleb, tule püha vaim, siis ta täitub praegu. Siruta käed ette ja ütle, tule püha vaim, täida mind pealajast jalatallani. Ma ei hoia tagasi, ma avan oma südameluugid, täida mind pealajast jalatallani. Täida, issand, täida mind, täida kogudust, täida töötegijad, täida koorijuhid, täida kõnelejad, valvurid, ülekandjad, igaüks Jeesuse pühal nimel lepingu veres. Aamen. Palun.